Nii, ma natuke räägin sissejuhatuseks üldse, et kust selline idee ja miks mina täna siin olen. Minu juurde tuli sõber Marko, istub seal, rääkima, et temal on selline mõte, et hakata sellise drooniga tegelema. Minu esimene mõte oli, et jälle mingi mänguasi, põnev mänguasi, millega lennata, millega teha ja teades nii-öelda Marko seda tehnikahuvi ja lennuentusiasmi droonidega, siis ma mõtlesin, et okei, kuulan viisakusest ära. Aga jõudsime siis päris kiiresti, isegi uskumatult kiiresti sellisesse positsiooni selle drooniga, et nägime väga-väga suurt potentsiaali. Ja kuna antud droon on mõeldud pigem toodetud isegi lausa põllumajandusse ja kuna kumbki meist ei ole nii-öelda ei agronoom ega põllumees, siis me oleme selleks endale appi palunud Henrichu, kes siis aitab meid ja teid täna nii-öelda põllumajanduslikes spetsiifilistemas küsimustes. Et Henrich on ka inimene, kes on siis reaalselt Eestis teinud proovitöid, millest ta saab pärast nii-öelda täpsemalt rääkida. Ja sellel teemal saab nii-öelda paremaid küsimusi tekitada või arutada. Täna nagu selles mõttes, mul ei ole mitte midagi ette valmistatud selles slaidipõhiselt, ehk siis see võiks olla, oli viimane slaid, mis te täna nägite. Nüüd on töötoa vorm, see tähendab seda, et me võiksime arutada üldiselt, me ei lasku drooni spetsiifikasse, me ei lasku sellele täpselt, kui palju ta maksab, me saame suurusjärkudest rääkida, me ei räägi selles osas, miks täpselt peensusteni minna, kus, mida, mismoodi, tehniliselt, täpsuselt kõik. Palun lihtsalt selles osas usaldust, et ta on hea masin, ja meie tänane eesmärk on mõelda, kuidas ja mismoodi me saaksime drooni kasutada põllumajanduses selle mõttega, et oleks võimalik lihtsalt võimalikult laiapõhjalisi ideid kaasata. Miks on oluline? See on oluline sellepärast, et täna paljud sellega nii-öelda drooniga tehtavad tööd on seadusega natuke piiratud ja siin nii-öelda meie peame ennast mitte siis konkreetselt nagu ainult selle brändi maaletoojateks, vaid üldse selle kogu kontseptsiooni ja idee maaletoojateks. Ja see tähendab ka seda väga tugevat nii-öelda koostööd riiklikul tasandil ja et me hakkaks liikuma õiges suunas, peame me kõigepealt välja selgitama reaalse vajaduse. Ja see reaalne vajadus ei pruugi olla üldse selline nagu näiteks meist 300-400 või 1000 kilomeetrit lõuna pool, eks ju. Kui kellelgi on küsimusi jooksvalt, julgelt küsida ja kui kellelgi on mõtteid jooksvalt, julgelt arutada. Eelmine töötuba läks selles mõttes hästi, et tekkisid väga tugevad arutelud, toodi näiteks isegi seda, et meil on vaja droonipiloot Eestisse riiklikul julgeoleku tasandil kas või, aga neid ei ole igapäevaselt võimalik kuskil kasutada, või on meil vaja lihtsalt mingeid asju transportida selle drooniga, mõtleme hästi suurelt, hästi laialt, kus me saaksime seda kasutada. Et aru saada, mis nii-öelda kokkupuude teil on droonidega olnud, siis ma palun tõsta käe kõik, kes on põllumajanduses drooni kasutanud. 1, 2, 3. 3,5. Okei. Me oleme liigitanud droonid umbes suurusjärgus, millega nagu meie igapäevaselt rohkem kokku puutume kahte erinevaste segmenti. On olemas selline nii-öelda pisemaatlusdroon, mis ongi pisikese kohvriga kaasas. Selle drooniga on võimalik kaardistada, seirata, hallata ühe akuga, nii-öelda visuaali ühe aku täiega 200 hektarit. See, mis me nüüd sealt droonist näeme, näiteks kui me kasutame multispektraalkaamerat, mis on siis nii-öelda siin antud droonil siis näiteks peale installitud, see võimaldab siis hinnata droonide nii-öelda, või tähendab drooni lennult visuaalselt, värvipõhiselt mingeid eripärasusi pinnases. Ehk siis värvispektritega pannakse paika täpsemalt, kus me mingeid erisusi näeme ja me saame täpsemalt minna ja nii-öelda koha peal analüüsida neid. Sellest täpsemast teemast, kuidas nii-öelda praktikas võiks ka nii-öelda välja näha ja nii-öelda kogemustest räägib täpsemalt pärast Henrich meile. Nüüd, kui me kaardistame, üks teema ongi see, et me kaardistame drooniga. Teine asi on see, et mis me selle siis teadmisega peale hakkame. Seda nii-öelda kaardistamistehnoloogiat siis täiendab meil töödroon.
Ma arvan, et nagu täna on kõige olulisem võtta seda drooni selliselt, et see droon ei ole mõeldud asendama 36 meetrist laiust poompritsi. Ta on alternatiiv, aga ta on väga efektiivne alternatiiv. Ehk siis seda drooni on võimalik vedada sisuliselt sõiduautoga, kaubikuga, kuhu iganes küla otsa. Ta kasutab kordades vähem vett. Ta on kordades selles mõttes kiirem ja efektiivsem väiksematel näiteks põldudel, et me ei pea, ja veevedu on kordades väiksem. Ehk meil ei ole mitte 2 traktorit ja üks veel pritsimisseade, vaid me sisuliselt on võimeline üks sõiduauto, tonn vett ja droon on võimeline väga suure ala ära tegema. Mul tekkis kohe küsimus, et selle info põhjal, mis ma täna räägin või olen rääkinud, kui me mõtleme nüüd niimoodi, et selle drooniga on võimalik efektiivselt pritsida, väetada, külvata, siis mis võiksid olla need esimesed tegevused, kus te näeksite, et drooni saab kasutada tänastes tegevustes, mis te teete? Räägi. Vahekultuuride küll, väga õige. Ma toon selle näite, et meil on tohutu nimekiri võimalustest, mida me saame teha. Mina igapäevases töös teraviljapõldude valmimisastet drooniga. Et siis seire drooniga? Te hindate seda juba? Kuhu kombain saada. Okei, väga hea. Tuleb veel mõtteid? Kas värvi järgi või? No värvi muutuse järgi, pea keerdumise järgi. Odav, jah. Kõikide hea oleks, kui saaks teile seda PRIA kevadis hindava toetusega kuidagi siduda, et tali viljade olukorda õieti nagu kirjalt kajastada seal. Mõtleme niimoodi, et toome näite, et see drooni kasutamine on teile tasuta. Mida te teeksite sellega? Kõik makstakse kinni, kõik toetused, kõik on olemas. Mida te tahaks selle drooniga teha? Unustame ära selle hinna, unustame ära selle efektiivsuse. Ma toon esimese näite. Kas te saate traktoriga põllul alati, kui on just sellel hetkel, kui vaja on? Pritsima. Või on mõni kevad näiteks liiga märg, ei saa minna. Just, hakkab tulema, jah, ei kuulnud. Ja mis see aja faktor võiks seal olla? Lokaalsed pritsimised ka, kui ei ole mõtet teha tervet põldu ja laiguti ja nii edasi, et täiesti reaalne seadusaamust peab järgi tulema. Ja, unustame seadused ka täna selles osas ära, me lähtume täna puhtalt drooni võimekusest. Me ei propageeri nüüd seda, et me nüüd läheme seda mürki sinna pritsima. Ei, me peame täna ära kaardistama selle vajaduse, sest need seadused, mis täna on, need on õhus pritsimisega, seal on võrdusmärk taga lennuk. Just, et lennukiga ei ole võimalik punktuaalselt mitte kuskile pritsida, seda ei ole võimalik teha efektiivselt. Meil teedes võimekus sellega on, et näiteks minu jaoks on hästi palju väikseid põlde, kuhu ma 24 pritsiga näiteks 15-20 meetrit liba tead tegemata. Mõnesaste vahel on niisugused, et ma ei raatsi need harimata jätta, aga samas pritsimata jäävad täna, et ilmselt see oleks ka natukene tõstaks efektiivsust. Jaa, kindlasti. Selle konkreetse T30 näol on tegu ühe variandiga, drooniga. Droon on olemas nii suuremaid kui ka väiksemaid. Ehk siis see, kui me mõtleme, et ta suudab 16 hektarit tunnis pritsida, näiteks, mitte näiteks, vaid see on tehasandmete puhul, siis on ka olemas võimekamaid ja on ka olemas vähem võimekamaid. Droon lendab kõige vähem 1,5 meetri kõrgusel minimaalselt, laseb, aga see ei tähenda, et ta lendab 1,5. Seal tuleb arvestada ilmastikku, seal tuleb arvestada, mis seal peal kasvab, kõiki neid asju tuleb arvesse võtta, läheb jälle natuke jube tehniliseks, sellest me saame rääkida peale seda pausi, mis meil oli planeeritud sinna taga drooni lendamisega, aga siis Nikolas ka räägib lähemalt, et kuidas see lendamisprotsess, kuidas see kõik see kaardistamine, see lehviku laius ja kõike, kuidas neid on võimalik optimeerida, et mõtleks täna veel sinna suunas, küsige täpsustavaid küsimusi just sellega, et mida seda on võimalik teha, et kuidas te saaksite täna oma igapäevatöösse selle intrigeerida. Seal ja karud. Näiteks üks asi, mis on, kui te mõtlete võimekuse või selle ala peale töödeldes, siis üks hästi suur Austraalia teravilja kasvataja on öelnud selle, et ei asenda mitte kunagi traktorit, aga kasutame põldudel 1-100 hektarit, väikstel põldudel. Et selles suhtes võite umbes selle mastaabiks võtta, mida on võimalik teha, mis alas on mõistlik seda teha.
ja ühte drooni võib ühe puldiga, üks operaator võib ühe puldiga 3 drooni opereerida. Et samamoodi sa võid selle jõudluse viia sinna 30+ hektarini tunnis. Ma küsin ka küsimuse, et näiteks kui ma tiiguga kaamata 7 kilomeetrit, kas kuidas suur see täpsus on, ütleme, et ta tõesti selle niimoodi ka teeb? Et selles mõttes, kui täpselt ta puistab või kui täpselt droon lendab? Hektari kohta, ma pärast ütleme, paneme 7 kilomeetrit ja seda medelit näiteks. Sa kalibreerid spreederi ära kaalu järgi ja oma liikumise, leviku laiuse kõige järgi arvestamise välja. Sul tegelikult puldis see, et sa paned siis lennu selle trajektoori vahekauguse, kõrguse kultuurist ja ta arvestab, et kilode järgi tal on kaal sees siis suhtes. Ja ta arvestab selle järgi. Samamoodi vedelik on täpselt andrite järgi käib. Ühesõnaga, tal on mitu seadet võimalik panna. Praegu peal on 30-liitrine pritsimispaak, aga on ka olemas selline kuni 40 kilo siis graanuli puistamiseks mõeldud seadeldis. Et sealt tuleb ka see vahe, sellega on võimalik ka külvata, ei ole mingi probleemi ja mehaaniliselt on ta hästi lihtne tehnoloogia. Pigem näiteks pritsimise puhul siis tal näitab ära sees olev ujuk, kui palju on tase sees, et ta on ka selles mõttes teadlik kogu aeg sellest, palju meil seda preparaati seal sees on. Kõike me juhime täna sellise puldiga, kust on võimalik nii kaardi, ma ei tea, kas te näete, ma üritan natuke siia lähemale tulla, et meil on võimalik nii kaardi pealt näha seda, kus me täpselt põllu peal oleme, aga me saame ka reaalajas näha droonipilti visuaalselt, kui me lendame. Just, mida droon näeb. Ja töö ei ole reeglina käsijuhtimine, see on ikkagi täna ikkagi saanud talle nii töö. Sa vajutad, et tõuse lendu ja luba maanduda. Näiteks see konkreetne droon, meil on võimalik neid ära tiimida. See tähendab seda, et koos tööle panna, et töö oleks efektiivsem, me lendame väikse drooniga perimeetri ette, kus droon hakkab tööle, sisestame selle põllukaardi, mis me selle drooniga sisse lendasime, suurde drooni ja see putukas läheb tööle. Tuleb välistada. Need tuleb kuidagi sellele? Ja. Kõik, mis me selle drooniga kaardistame, näeme, see on ühekordne tegevus, kui me just ei taha midagi muuta, jääb alles ja see on ainult esimene kord, kui me just muudatusi ei taha teha ja kõik, mis me siit selle drooniga info kätte saame, tõstame sellesse drooni. Kuna nad on üks ettevõte, ei ole ühilduvust probleem. Seedet oleks ka teha drooni, aga praegu kasutame see on ikkagi nii lühikese ajaga, et tahaks lastada tsentri kaduselt välja, ta käia 7 kilomeetri raadiuses, ütleme 1, 3, 5, 6 põldu üle, aga praegu on ikkagi niimoodi, et sa lähed ühe 30-100 hektrise põlluvõrd ja siis seal saad hädapärase lennud ära teha. See Mavic Mini seisab hästi kaua õhus sellega, aga seal on jälle sideprobleemid ja ei saa. Aga seirega tahaks teha tund aega õhus püsimist. See ei ole tänapäeval probleem. Ma võib-olla laseks Henrichul natuke rääkida sellest, et mis ta tegi, mis ta on Eestis teinud, mis ta on näinud, kuidas tal kokkupuude on olnud, et natuke realistlikumad näited, mitte selline umbmäärane, et äkki see aitab natuke suunata teid, et kaasa mõtlema. Ja palun. Küsime, kas see sama masin külvas ka külvikute teema Anikoos või oli? Ei. Kus kohas? Henrichul. Ei. Tähendab, sa mõtled Ajaotsa-Mansisi juures või? Seal oli Agras, see oli teine firma. Jah, aga meil oligi see, et me vaatasime ühte masinat ja teist masinat ja meie valisime selle. Küsimus ei olnud mitte selles, et me tahtsime eristuda, küsimus oli see, et me vaatasime tehnilisi näitajaid ja valik langes siia. Aga ma räägin paari sõnaga siis oma kogemusest, et me see aasta sügisel, kuna mina olen põllumajandus juba aasta ja 10 olnud ja olen põllumajanduskeemiaga rohkem tegutsenud, siis mul oli 2-3 põllumees, kes oli sügisel hädas talirapsiga. Et see aasta läks taliraps suve teisel poole uuesti kasvama ja oli vaja teda koristuseelseks ajaks kuidagi desikandiga maha suruda, et oleks võimek kombainiga peale minna. Ja siis sai Leedust üks siuke aparaat Eestisse toodud ja
mõned hektarid töödeldud sellega, tehtud teenustööd ja see oli nagu see esimene kokkupuude ja kogemus, mis sai tehtud. Ja ütlen agronoomile, et taimekaitsetöödega ma jäin väga rahule. Muidugi sellest ei saa kõva häälega rääkida. Tegime väikse katsepõllu. Ja tegime ka väikse katsepõllu talirapsi külvi. Et rapsi külviga ma rahule ei jäänud, kuna mina ütleks eesti keeles niimoodi, et oli niisugune halb asjaolude kokkusattuvus. Et raps tuli küll üles, aga kuna oli soe, niiske ja üldse putukad oli see aasta heasti, siis lihtsalt raps söödi ära. Lõptumas see, et käisime põllu peal, seemnekestad olid olemas, aga taimi oli mõni üksik ainult suutnud ennast maa sisse vedada. Mida? Ei, no ütleme niimoodi, et vaata, kui sa teed mingi tööd, sa eeldad, et sa saad tulemuse. Et me nagu selle koha pealt töö tegi ära. Tähendab, me panime kastid maha, vaatasime, kui palju ruutmeetri peale seemet tuli. Ideaalselt 3,5 kilo hektarile laotas maha. Selles mõttes külv oli ideaalne. Et tehniliselt masin toimetab, hoiab normi nii vedeliku kui puisteainetega. Riho küsimusele graanul 3-5 kilo hektarile absoluutselt, ma julgen öelda, et pluss-miinus meetrise täpsusega paneb selle riba paika. 3-meetrise lennukõrguse juures arvestame 5 meetrit külviriba. Ja siis läheb kõrgemal, siis natuke rohkem. Üldiselt selle masina selline normaalne töölaius on kuskil kuni 7 meetrit. Me just ühe agronoomiga arutasime, et 20 aastat tagasi, kui mina töötasin Kesko Agros, siis me müüsime 12-meetriseid hardipritse. Ja siis olid tol hetkel päris kõvad tegijad. Täna me oleme sellega peaaegu samas tasemes, ainult et need ei ole enam traktorid, aga see käib ise. Me oleme tehnoloogiliselt jõudnud järgmisele tasemele ja sellepärast me täna seda mõtted algut siin teemegi, et unustame ära igasugused hinnad, asjad, et mõelge, mida te tahaksite teha, kui teil oleks selline masin käes, mida temaga on võimalik, sest meie peame olema täna need, kes tulevad Põllumajandusministeeriumi, kes tulevad seaduse kirjutajate juurde, ütleme, et näete, me tahame teha neid ja neid töid. Meil on vaja neid regulatsioone. Et määritleme, sest täna me oleme väga paljudes asjades hallis tsoonis. Ei ole keelatud, aga ei ole ka lubatud. Taimekaitse töötajana siis põhimõtteliselt nagu oma vastutusel võib teha? Ei tohi. Kui sa võtad toetuse, siis riskvastavusnõudeid sa rikud. Kui sa töötad ilma toetusteta, siis sanktsiooni sinu vastu on väga keeruline algatada. Jah, seda saab algatada, aga see peab käima läbi veeseaduse või läbi midagi muu. Kui sa võtad esimest PRIA toetust, siis riskvastavusnõuete järgi sa ei tohi lusikutada nurga lasta ja õhust pritsimine Eestis on keelatud. Just. Sellepärast, et lennukiga pritsimine ei saa. Keegi pole selle peale mõelnud. Aga see asi on juba ministeeriumiga, läks teise teate ka, vaikselt käima lükatud, aga kuhu me sellega jõuame, seda ei tea. Ilmselgelt me jõuame selleni, et nendele antakse luba. Kas see luba antakse igale matsile, ma natuke kahtlen. Ma arvan, et see luba antakse mingile seltskonnale, kes saavad väga täpselt aru, mida nad teevad ja nendel on ka oskus tõestada, mida nad tegid. See andmete logimise teema on väga oluline. Selle droonipiloodi pädevus on natuke vist teine kui selle väikse. See nõuab natuke... See asi on Eestis vist juba paigas. See on paigas. Need on paigas, Aga kõik on õpitav. Selles mõttes, et... See on kursused. Ei tea, lennuakadeemia ju teeb. Kommertspiloodi... Just, meil läheb ühe projekti tegema. See on ultralight helikopteriga? Ei, see on eraldi kursus. See on eraldi kursus. Seda kursusele 60 000 läks maksma. Ei, see on... Kusjuures huvitav nagu ongi see, et droonide puhul kõik arvavad, et 10 ja 10 000. Ei ole. Ei ole, see on... Kas oli nädalaaegne koolitus? Ei, üldse, kui me räägime kogu sellest koolituse määrab ära vastavalt see, kui palju on inimesi ja kõik see pool. Aga kui me räägime näiteks, ma ei tea, pakkuge palju siuke droomas.
no ütleme suurusjärk 10 000, 20 000 oksjonile, kes pakub rohkem? Ma pakun täiskomplektile 30 000. Ma ütlen niimoodi, et kui me välistame praegu selle, et me nagu otseselt, see on juba nii-öelda, see on eraldi asi ja see on siis selle masina optimeerimine. Kui me räägime ainult sellest masinast, siis isegi kui me kasutame siin kõiki maksimum olevaid asju, siis ta jääb ikkagi sinna 20 000 kanti. Ja kui me nüüd mõtleme, mis on selle masina hoiustuskulu, mis on selle masina soetuskulu, mis on selle masina hoolduskulu, jõudlus. Efektiivsus. Asi, mis tuleb tuppa sobib ja masina kest ise. Ei, akud. Ei, akusid kannad sa nagunii. Ma mõtlen välja, et see pritsiga võrreldes. Ei pea pritsiga juurde, seepärast tuleb seda tassiks selle tuppa. Et see on IP67. Et ta on täiesti ilmastikukindel, võib voolava veega vabalt pesta, pole mingit probleemi. Et, jaa, 10 kilogrammised akud. Mõnda aega küll, see tuli siia probleemile. Toomata selle küll. Nad ütlevad siuke 6-7 minutit, see hästi oleneb masina kaalust, masina kiirusest, masina kõrgusest, ja tuulest, ilmastikust, isegi õhutihedusest, aga kui teil on 3 akut, siis te saate kogu aeg tööd teha. Laadib ära ühe aku selle aega, kui 29. Ei, ta korraga kasutab ühte akut ja korraga laeb 2 akut. 2 tükki laeb ja 1 on lennus. Ja see tähendab põlleajas mingi generaatorid? Jah. Ütleme nii, et sügisel meil oligi niisugune, minu arust oli 9 kilovatine, tal on oma genekas, DJI oma, see vaikselt podises, põhimõtteliselt oli niimoodi, et räägime niimoodi, et kui see aparaat töötab, siis ta on robot. Ta tuleb ise sinu juurde, tahab maanduda, lubad tal maanduda, vahetasid akud ära, panid uuesti paagi täis, annad kärsku mine ja ta läheb. Tähendab, siin ei ole vaja sellist opereerimist. Meil on tegemist robotiga. Et selle töökästluse andmiseks, kas temal on ka mingid kaardimaterjali sulla probleemid? Kui ikkagi iga lõpuselt räägin hästi lühidalt. Me räägime tegelikult peale seda lendamiskoolitud, selles mõttes me pidime demo lennu tegema, aga me siis pigem räägime detailsemalt pärast, kuidas see lendamine ja kõik see välja näeb. Praegune eesmärk on see, et me nii-öelda mõtleme, milliseid töid me saaks teha. Ärme tehnilistest asjadest praegu lähe, selle me saame pärast tulge minu juurde, küsige kas või masina siseelu kohta, pole küsimust, arutame, vaatame, räägime kõigest, me saame personaalsemaks ka minna. Mõtleme üldiselt koos, täiendame üksteist valdkonnapõhiselt ja nii edasi, et kus võiks olla. Minu küsimus näiteks, kas traktori jälge on probleem põllul? Tehnorada? Liigne tallamine? Ütleme nii, et jah. Te ise ütlesite, et te külvasite mingid seemid ja siis nad kadusid ära seal. Söödi ära. Nii tagant järgi käima. Küsimus oli vist tehnorada. Kas tehnorada on probleem? No 6% on ikka ju probleem. Jaa, aga kui see traktor peab nagunii sealt tagant järgi käima. Ei, tähendab, küsimus on see, et tegelikult, kui me räägime külvist, selle eelmise aasta leedukate töökogemus. Ligi 70% töödest on külvitööd ja sellest valdavalt ristik ja vahekultuurid ehk kattekultuurid. Ja seal ei ole vaja pärast mingi äkkiga üle käia, lihtsalt lähebki maha. Näiteks ristõielisel on nagu teised kahjurid, liblikõielis on teised kahjurid. See aasta oli ristõielise kahjurid väga palju. No, lihtsalt ütleme, et see maakirper ja hiilamardikus pani nahka selle. Kui sa paned seemne mulda, see taim on natuke suurem, kui ta nina välja pistab, ta suudab ellu jääda. Kui sa külvad maa peale, nii kui see seeme ära paisunud, juurikas välja ajab, süüaks ta lihtsalt ära, ta ei saagi maa sisse. Ristik on selle koha pealt palju tugevam ja palju paremini maa sisse ennast tõmbab. Valge ristik, punane ristik. Koristuseelsed kattekülvid, nädal 2 enne koristust. Seeme saab juba mulda, ei mingit mullaharimist. Pärast tuleb puhk peale,
läheb ilusti käima. See kogemus on olemas. Leedukatel Minu arust kas 70% töödest olid külvitööd. Üks kultuur, kuhu nad on ka teinud ja on hästi hakkama saanud, on maisi alla. Samamoodi kattekultuurid alla külvid. No eks see korraldab jah väga tingimustest eelmine aasta see ilmselt ei oleks õnnestunud. Mis asi? Lihtsalt kuivatud, et minu näiteks õnnestunud 1 hektar. Ei, aga sügis oli täiesti ideaalne. Ja mingil hetkel suhtis ideaalne magada, tuli korraks üks vihmakul peale ja siis pärast oli piisavalt pikalt kuid ja suuri ära. Sa mõtled, mis perioodi? Suve lõpus või? Me andsime ühe osa juuli keskel ja teist osa okay. Võib-olla küll. No see on, ütleme nii, et ega igal juhul kõigi tööde tegemisel me peame ju ilmastiku ja olusid arvestama. Et kui ikkagi on näha, et on põud ja ei ole idanemiseks sobilikku ilmastikku, ei ole mõtet seda teha. Aga mõtleme veel, mida veel oleks võimalik nende nii-öelda põllumajandustööde poole pealt. Mul on küsimus, 50% peame vähendama põllu peal 2030 või? Jah, 30. Mis on need variandid, mida me täna teha saame? Ega ei olegi. Künname rohkem. Ei aita. Juba teame, et ei aita. Ehk siis täna me oleme tegelikult olukorras, kus meil on tekkimas esimene reaalne katsutav käega lahendus, aga see on keelatud. Veel. Siin on aega ka natukene. Ehk siis selle masina puhul me saame nagu oluliselt täpsemaks selle nii-öelda taimekaitse preparaadi nii-öelda pritsimise viia, ehk siis vajaduspõhiseks. See eeldab seda, et neil vajaduste kiim hakkavad ka tekkima, mida nagu täna ei ole. Ja kas annab õpetada talle umbrohtunud kohti ära tundma? Seda pead sina tõle. Jah, see on nagu järgmine teema. Ütleme niimoodi, et masinad jumal tänatud täna ei otsusta meie eest, mis seal on. Ja sellega nagu hoitakse väga tugevat piiri. Et masin ütleb, siin on midagi kahtlast, mis ei ole tavapärane. Meie inimestena otsustame, mis see on ja mis me seal teeme. Ja ma loodan tõsiselt, et see nii jääbki. Et muidu me oleme, mina arvan, väga valel rajal. Et ehk see ongi, me kaardistame, me näeme ära, siin on probleem, mis on need tegevused, mis me saame siis teha. Kas me läheme drooniga sinna, kas me läheme traktoriga sinna, millega iganes. Üks asi on seiredroon, teine asi on töödroon. Väga lihtne, tõmbame need matsased kohad, mis teravile põllul kõik kevadel tulevad, tõmbame drooniga maha või pead masstaimekaitsega sinna minema kohe terve põllupitsi. Just. Et me peaksime mõtlema nagu seadustest praegusel juhul nii-öelda väljapoole, sest täna nii-öelda preparaadid, mis on keelatud, võib-olla me näiteks lihtsalt suudame ära tõestada, et kui me teeme sellistel alustel seda, on sellest ikkagi tegelikult kasu rohkem kui kahju. Sest kõik tänapäeva seadused on tehtud ikkagi sellepärast, et vähendada seda nii-öelda kahjuteket, mis üldsusest tuleb. Aga kui me suudame seda nagu reguleerida ja tõestada, et me kasutame seda selliselt, siis me ei tea, kuhu see asi võib välja viia. Selle puhul lähevad need kontsentratsioonid väga kõrgeks, kui 1 tonniga päev otsa ära majame vett, siis küll on kange see, midagi valesti läheb. Selles mõttes küll. Inimese osa tähtsas järjest rohkem tõuseb. Inimene peab olema andmete sidestamusel külvida. Kui tuleb näpu viga, siis ei ole midagi päästa. Ja sellepärast ongi, et me ei tohi arvata seda, et mees, kes lendab drooniga, on agronoom. Mina ei ole agronoom. Ehk siis piltlikult öeldes, kuna me eeldame, et iga põllumees, kes natukenegi sellest droonist huvitatud on, ei osta seda drooni endale, otsustasime, et me lihtsalt toome selle drooni ära, hakkame koostöös välja, vaatama neid teemasi ja minul isiklikult on väga suur huvi ja tung sellesse nii-öelda drooni teemasse metsanduses, kuna ma ise olen pigem metsandus nii-öelda kallakuga, siis kui täna on nii-öelda Euroopa põllumees on innovatsiooniliselt siin, Eesti oma on võib-olla kuskil siin, aga metsamehed on nagu täiesti siin. Metsamehed on metsas. Et see on nagu kohutav, mis tee on metsas käia tegelikult. Metsameest ei ole täna nii rahulikult võetud. Aga umbrood kuvasid on see, et täna on tarkvara olemas, kus seiredrooniga lendad üle. RGB kaameriks saab nii suure resolutsiooniga täpselt pildi,
et kui on nagu laigult on tuvastatav erinev seal vilja sees, ütleme visuaalselt, siis on see, et sa valid mingid teatud punktid, et milliseid piirkonnad vali ja teised siis, mis on su vili, et ära neid vali. Ja ta joonistab sul ise kaarti välja, kus ta neid teatud värvitooni ja asju näeb. Ja siis sa saad natuke seda ise mugandada, saata selle suurte drooni ja suur droon teeb siis need niinimetatud siis selle valikulise retsimise nendel aladel. Et see on tegelikult täna juba tarkvaraga üsna hästi lahendatud. Tarkvara ei tea mitte mingit. Kas ta õitsevad toimuvad üldse ei toimu? Jah, aga sa peadki silma järgi, sina tegelikult hindad kaamera pildi pealt. Ta annabki nagu selle reaalse pildi. Jah, ta annab siuke pisikese tiheda ruudustikuna sul pildi, selle sama pildi, mis ta põllult teinud, ja sina valid siis, et milliseid asju siis sealt tahaks printsida. Siis ta teeb oma, ütleme, mis AI teeb seal taustal arvestuse, selekteerib need ära ja siis sa saad ise veel siis kohandada, ma ei tea, kui kuskil on neid õitsevaid asju rohkem, siis sa võib-olla kustutad sealt selle ringikese ära, et ära seal pritsi ja need tee kõrvaks. Võib-olla teeb isegi paremat, sellest praegu läheb põlluarda, siin ei leidse midagi. Ja põhjusekas on sõuke õige see. Aga selle ütsemise teema võib-olla ei olegi nii suur probleem on, et üldse ei teeks seda, mis päeva tegevust. Kas on üldse pritsida? Horisontaalis on see on palju suurem drooniksimus ja vertikaalis on selline. Eelmises töötoas toodi välja loomad. Kas keegi loomakasvataja on siin? Ja, kas loomad võiksid karta seda drooni? Võiksid küll, jah. Harjuvad ära, ületavad kiiresti. Just. Küll, mida loomad, eriti karjaloomad, nad on harjunud tegelikult traktoritega, sest nad näevad, nad liiguvad samal tasandil. Müra ülevalt on nende jaoks midagi, mis on hirmutav. Et loomakarja kiinni saada ATV-ga selleks peab vaeva. Loomakarja kiinni saada drooniga ei ole vaja üldse vaeva, nad tulevad järgmine ülevalt peale. Just. Midagi kaelaga sahistada sealt. Vaikselt tulla niimoodi, et nad näevad, nad hakkavad vaatama ja näevad. Täitselmast. No ja ma just ennem mainisin, et seadekarud, kes meil maisis möllavad, et kuidagi neid välja noppides, et sellega kiini ajada. Aga tulevad kuivajad vist tagasi vahe. Tuleb tagasi. Ukraina meetodeid kasutada metsigade vastu. Siis peab kukutama. Kukutada kordi. Mitte pudelikordi ka ei tohi kukutada Eestis drooni. Aga Hanekarv ei saa ju ajata, kui läheb sinna kohale, siis... Tuleb lihtsalt natuke tugeva propelleri. Ja terav hoida korra. ära teritada korralikult. Mõtles üldse, et tohib ka. Mida ei, ma uurisin just. Drooniga dokumentidest, kui see on erikategooria droon. Siis tohib. Sellel kõik, nii kui sa droonilt midagi puistad, kukutad või teed, siis ta läheb erikategooriale, isegi kui see droon on 250 grammi. Et selles ei ole vaja, et sa olenebki nüüd sellest, et millisena sa käitajaks treenid. Nii et kui kukutada, siis juba midagi sellist, et tunnistada ei jääks. Jah, korra esitaks mulle suurt drooni ja siis on mulle suurt asja, mida kukutada. Toodi näite, jah. Ma räägin võib-olla et saab seda vett kokku hoida, aga mis alusel, kui need mõreled on tavametsiga, mis alusel see kokkuvõttes tekib? See saab olla ju preparaadi põhine, mitte tehnoloogia põhine. See ei ole ülipeene piisava pihustid. Ei, põhimõte ongi tegelikult ülipeenest piisas. Et me räägime täna siin 200 mikroni piisaga, isegi veel väiksemaga. Nii et põhimõtteliselt on ikkagi sellega töötamise põhimõte see, et me kasutame 20 liitrit vett 2 või 300 liitri vee asemel. Meil on üliväike piisk, mis üldjuhul me kasutame koos kleepainega, et meil ei ole lehe pealt maha põrkamist, maha voolamist. Kõik läheb kohale põhimõtteliselt, mis me maha paneme. Me üritame saavutada ikkagi maksimaalselt kattuvust. Pluss see, et mina arvasin ka seda, kui ma seda masinat veel töös näinud ei olnud, et tuleb see hirmus tuulega ära viimised ja muud asjad. Ei tule. Tänu selle propelleri poolt tehtud alla suunatud õhuvoolule lööb kogu selle pihustatud preparaadi väga hästi taimikusse. Mida pigem taimikusse on? Aga siis peaks mingid erilaad olema, sest et taimikaitse. Ei, no täna see on nagu reguleerimata.
aga ma lihtsalt räägin tehnilisest poolest, et tegelikult see aparaat teeb väga head tööd ja väikeste veenormidega. Kokkuhoid on eelkõige veekulus. Tähendab, kui meil on mingid kaugel seisvad põllud, seal majandi keskuses, seal kuskil ääremaadel, seal 5, 10, 3 hektarit, kuhu sa pead suure pritsiga minema, 2 traktorit, üks on pritsiga, üks on veega, kogu selle killavoori läbi külade ajamine, teinekord on ilmselt sellise aparaadi kasutamine majanduslikult õigustatud, isegi mis iganes hinna juures, sest muidu jäävad lihtsalt tööd tegemata. Aga see on muidugi õige märkus, et väga hoolega tuleb siis ka preparaatide puhul jälgida, et see sekkus oleks lubatud. Tähendab, siin ma ütlen seda, et need mehed, kes on harjunud kokteile tegema, siis see aparaat ei ole selle jaoks. Sellega ma olen väga nõus seda. Et see aparaat ikkagi jah, üks asi korraga. Aga ta omal ajal väga kiire. Plus preparaadi vahetus siin on ime lihtne. Palju see üks lisapaap maksab suurusjärgus? See oli põhiline. Paak on mingi 500-600. Jah, paak oli põhiline, võib olla ju 3-4 paaki valmistöö jaoks. Võib ka niimoodi, aga tegelikult see, et pesuvahendiga läbi lasta 10 minutit tööd. Siin on küsimus selles, et kumb nagu kiirem põllu pealt kätte tuleb. Plus see, kui mul on vaja ära töötada näiteks 8 põldu, ma pean kõiki 4 preparaadiga töötlema, mul on võib-olla mõistlikum teha valmis preparaadi sekund niimoodi, et ma tõstan ta lops sisse ja läheb. Jah, see on variant kindlasti. Eelmise töötava lõpuks me tundnud seda drooni müüma ega midagi, aga hakati siis mingitest ulmelistest drooni hindadest rääkima, siis ma lihtsalt niimoodi ideeks, et see droon maksab kuskil täissetis töötamiseks 15-20 000 eurot. Et eelmise töötava viimased 2 minutit läks sellele, et imestati, et ei olegi siukse hinnaga nagu kõik arvasid. Et see ei ole välistatud, et te ostate omale iga aine jaoks eraldi drooni, ma ütleks selle peale. Aga jah, üks droon ja mitu paaki täiesti võimalik. Sest ühe puldiga te saate kasutada 3 drooni korraga. Siin tuleb mängu näiteks seesama, mis on Euroopas praegu hästi populaarne, mis eelmisest töötoast tuli välja, on metsloomad põllu peal. Kui on kari ees, mis me teeme, pritsime üle või kus me näeme neid? Ikka pritsime kangema lampsu täna nagu traktorite puhul on see lahendatud, eks ju, aga kuidas siis meie selle ära lahendame drooniga? Mis signaal? See hirmutuspasur. No kui siin enne meil jutt loomadest, et kes millel eest ära jookseb, et traktorile jookses, droonile jookseb ikka eest. Suurel kindlasti, väiksega oli see teema. Aga väike ei piusta ka. Et tegelikult me näeme drooni pealt ja kui on kahtlus, tehniliselt täna nagu tehase lahendust ma ei tea, et sellel oleks, aga kindlasti on, kui see saab olema probleemiks, siis kindlasti tuleb sinna termokaamera võimalus, mis ei ole üldse midagi keerulist, sest nii-öelda selle drooni puldi pildi pealt me näeme siis pidevalt reaalajas seda nii-öelda kaamerapilti, kui ka me näeme kepsupilti, kus me põllu suhtes positsioneerime. Muidugi selle aasta kogemusest räägiks veel juurde, et tegime sellise väikse multispektraaliga suve keskel, siis kui see põud oli kõige valusamini ennast üles näidanud. Tegime Järvamaal mõnes kohas nii-öelda kahjustuste hindamist. Lendasime üle, pärast lasime kunstlikust intellektist nii-öelda läbi. Ja see muidugi eeldab seda, et tuleb minna põllu peale, anda talle teatud parameetrid ette ja ta joonistab ideaalselt välja sulle täpselt selle pildi, et mis on siis mis ja arvutab välja, et millised on siis need pindalad ühe, teise või 3. värviga. Nii et see multispektraal, ma arvan, see on väga tugev tööriist just agronoomile vara kevadel, peale talvitumisele esimese hinnangu andmisel, suvel, mingitel perioodidel väetamise vajaduse määramiseks, samamoodi nagu N-sensor on võimalik viljad üle lennata, vaadata, mida kus vaja on, kui on kuskil mingi terav puudus, ütleme kuskil on mingi kolle, kus on fosfori puudus või mis iganes, paned leheväetise sisse, lased üle selle mingi
a la paar hektarit 50 hektarises põllus, kui on vaja. Et see annab sellist kiiret infot, on võimalik kiiresti reageerida, ei pea suurt tehnikat rakendama alati, on võimalik leida siuksi. No mina ütlen niimoodi, et see on selline peenhäälestuse aparaat, et kui sul on juba põhiasjad tehtud, ja siis kui sa hakkad ikkagi seda viimast 10% sealt välja pigistama, et siis sa hakkad juba neid asju siin täpselt ajama. See on nagu neile meestele, kelle jaoks 10 tundi isu ei ole 7. Just. No, siis kui 7 on juba niimoodi ammu käes ja hakkad kas seda sinna. Ma räägin veel. Võrrata näiteks nende satelliidifotode, erinevad satelliiditeenused ka olemas, kus sa saad. Vaata, satelliitteenus piksel 1 on sul sentimeetri vahe, see on 10 meetrit. Selles mõttes võrrelda, üks võiks teist täiustada, üks valdkond, et praegu need täpsused on ikkagi sellised üsna pinnavast satelliidifotod. Just. Et kui sa näed sealt mingit siukest kahtlust, siis sellega on kontrollimus. Ma tahtsingi öelda selle drooni kohta seda, et ega üks ei välista teist. Me nüüd ei räägi sellest, et nii, et kui me räägime droonidest, nüüd teil peab olema 70 erinevat mudelit rivis. Juba ainuüksi selline pisike putukas teeb väga palju tööd ära. Sisuliselt kas või kamba peale, eks ju. Et, selle jõudlus on tohutu. Jaa, et ühe akutäiega 200 hektarit. Seda on päris palju. Teine asi on see, et näete sellega probleemi, teil ei ole seda töödrooni, on naabrimehel, on teenusepakkujal kohalikul, kellel iganes. Näete probleemi ära, te annate sisuliselt, teete kaardiga talle ette, annate ära ja kuidas te iganes kokkuleppele saate vastutusalas, eks ju. Et ilmselt, kes lendab, tahab muidugi ise kaarte teha, aga see selleks, et ja te kutsute siis selle drooni appi. No ja üks teema, mis ma nüüd praegult hakkasin mõtlema, on see, et nagu te ütlesite, et sati pealt vaatad, et näed selle esimese vea ära. Et tegelikult on see, et me peaksimegi nagu oma elu viima nii-öelda mitmekihiliseks. Ja oleks tegelikult väga oluline, ma arvan, et see on nüüd ka Põllumajandusministeeriumi ja METKi teema, et meil on olemas mullakaardid, meil on olemas kombaini koristuskaardid, meil on igasugused pritsimiskaardid, N-sensori kaardid. Et nüüd oleks tegelikult väga oluline mingil hetkel need erinevad kihid omavahel kokku joonistada. Et me suudaksime hakata haldama seda infot, mis meil eri kihtidelt tuleb. No see on ka üks, ma arvan, selline peenhäälestuse variant ja on tegelikult väga oluline, ma arvan, et ka riigi tasandil sekkutaks, et hakatakse neid asju kuidagi omavahel ühtlustama, omavahel sobitama. Jah, et meil ei ole... Kui me lendame multispektraaliga, et me saaksime sinna alla ühildada näiteks need mullakaardid, koristuskaardid. Tihtipeale see annab agronoomile infot, et mis seal siis tegelikult toimub, mis seal on põhjus. See on drenaažisüsteemid, liigniiskused, mullastruktuur, ma ei tea, sitapateri, mis oli 20 aastat tagasi. Need kihid, need võiksid olla nagu kättesaadavad, loetavad kokku. Et mida nagu laiapõhjalisemalt me seda teemat arutama, seda väiksem on tõenäosus, et me lähme samasse pange astume nagu mobiilitootjad, eks ju, et kõik laevad, aga täiesti erinevate laadijatega. Et see on minu jaoks, see on üldse peetakse nagu tehnoloogia ämbriks, et kuidas siuke asi nagu läbi sai minna. Et me ühildame võimalikult palju ikkagi neid kihte, saame neid võrrelda, saame neid koos kasutada, see on kindlasti oluline. Ja siin ei pea me üldse rääkima nagu tootja mõttes, siin me saame rääkida Eesti kohalikul tasandil, mis iganes ettevõtete ja põllumeeste koostööl, eks ju. Et see asi on palju suurem kui nüüd see, et ma mõtlen, et kas ma täna võtan oma Valtra kuurist või garaažist välja või võtan selle, eks ju, et see asi on tegelikult palju suurem. Aga kes nüüd seadusandjaga neid asju ajab, et me tahaks juba järgmine hooaeg kasutada, kui see hooaeg vaatasime, et me nägime neid proovilende ja mõtlesime, et väga hea asi on, aga seadust ei jäi. Kes nüüd seda asja ajab ja...
me leiame täna kindlasti mingeid ju teenuseid, mida me saame juba teha. Et me saaksimegi selle enesekindluse kätte täna nende töödega, mida me võime teha. Et me saame need nii-öelda vanad võib-olla valed mõtted või mingid eeldused ära kustutada. Et siis, kui seadus üks hetk järgi tuleb, siis on meil juba nagu voilaa minna. Ei no, aga me kui sa taha konkreetselt nime, siis taimekaitse osakond Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumis seda... No ega tegelikult... kes seda juhib... Keegi peab survestama. Tegelikult on nii, et eks me kõik koos peame seda survestama ja meil on plaanis mingi Maaülikooli ukse taga graafida, et äkki tahaks keegi oma lõputööd teha just selle siis klitsimise, kui palju see kõrvalekalle spreedist teeme. Ta võiks olla niimoodi, et litsenseeritud ettevõtja võiks, seadus võiks olla võimus, et litsenseeritud ettevõtja seda tööd, võiks nagu väga hästi teha taimekaitse tööd. Seal on küsimus täna nagu see, et me peame kõigepealt ära kaardistama oma vajaduse. Mitte, et me ei lähe kõigepealt luba nõudma ja siis me tuleme, hakkame, et näeme, tahame seda teha ja põllumees tõstab käsi, kulge, seda tehti 20 aastat tagasi, ma juba teen seda. Et me peame koos kõigepealt selgitama välja vajaduse, sellepärast me küsime ka teie käest, et mis on need, kuhu me oma rõhuasetuse paneme. Võib-olla alustame täna nendest tegevustest, mitte võib-olla, või kindlasti, mis on juba lubatud, paralleelselt näeme juba, vot siia tuleb kindlasti nüüd kiiresti see külge pookida, hakkame seda konsulteerima nii-öelda seaduse tasandil, eks ju. Et siin olekski nagu see tänase päeva väljund, et öelge nagu omalt poolt, et kus te näete, mis oleks nagu esimesed vajadused ja esimesed võimalused. No, mina kui agronom ütlen, et esimene asi, varakevadine peale talvitumist kultuuride hindamine ja siis võib olla mingi esimene väetis, mingi biostimulant, mis iganes on. Ja täiesti lubatud just. Sigmar suudab see mees, muide ilma näidata kirjutada ja ütle, et ole tahaks. Millal saab? Kuidas oli Sigmar? Sigmar suudab. Enda pärast ma vaatan. Ei kuule, praegu. Nii, neil on luba. Leedukatele antakse isegi metsas eriload, et võib... Põllul neil ei ole mingit muud eriluba. Metsas neil on lubatud näiteks huvitaval kombel korra 100 aasta jooksul glüfosaadiga lageraielank üle lõpetada. Et saaks pärast pannaks istik ja see istikul on siis aega võita selle endal aega ülejäänud asja ees. Neil on teatud asju, mis on rohkem lubatud, aga see üldiselt on suht kogu üle Euroopa, nüüd on Norra, Austria, kes siin lubavad mingil määral hakata pritsima taimekaitsevahendeid. Norras vist on konkreetselt kartulitele teatud hooajal. Näiteks taimekaitsevahenduse väärtuse registreerimine Eestis on ju selles mõttes suhteliselt lihtne, kui kuskil Euroopa Liidus on see registreeritud, siis see laieneb ka automaatselt meile. Kas see ei saa siis nagu seda saaks näiteid tuua? Ma võin sulle ausalt öelda, et see drooni asi, see on umbes seesama droon konkreetne on Eestis 2 nädalat. Eestis on mitte ühtegi enne olemas. See on nii värske, õnneks oli Oliver just korraldamas sellist üritust. Peale seda eks me hakkame kohe otsast uurima nagu nii, kus, mida, kelle uksedega kraapima peab, kellele peab ütlema, et seda on vaja. Ja lähme step by step, et ilmselt need asjad ei juhtu üleöö, ei juhtu ka nädalatega, et ma ei ole praegu. Ma räägin ilmselt Austria täna, kellel on konkreetsete piirkondades konkreetse load. Saab nii ühte konkreetset asja teha, aga mitte igaüks ei teha, vaid see konkreetne isik. Aga ma räägin nüüd taimekaitse poole pealt nii palju juurde omalt poolt, et ma olen üle 20 aastases asjas olnud. Et tegelikult on see, et see on ka väga suur väljakutse kõikidele põllumajanduskeemia tööstustele, sest tänased põllumajanduskeemia formulatsioonid on formuleeritud kasutamiseks 200-300 liitri veega. Ja väga madalalt pritsistes. Et see tähendab seda, et me saaksime teha tööd 20 liitri veega hektari kohta. See nõuab ka põllumajanduskeemia tootjatel teisi tooteid. Neid täna ei ole. Andal on targetum, mis on siis see, mis teeb sul tegelikult, et kui sul võiks olla teatud survega, sul selle pihustiga on see 200 mikromeetrit, kõigub sul tegelikult 75-400, siis see antud toode teeb selle, et need jäävad sinna, ütleme, 50 mikroni, siis see jääb see kõikumine. Ja nendega vähendatakse siis, see jutt ka päris, et tänane taimekaitsetööstus lennukit pritsitakse mis ajast?
50-ndatest, 60-ndatest. No, et tegelikult on tehtud, samas on need lisaained on olemas, mis sinna pannakse. Samamoodi adjuvendid ja kõik muud. Et ma arvan, et see ei muutu suures pildis see, et mis see taimekaitsevahend on, vaid siis tehakse lihtsalt efektiivsemad need lisaained sinna sisse. Lõpuks ma ikkagi see töö on ikkagi peenäärastusaparaatiga. Enamus tööd kevadel, suvel, sügisel keemika nii tavameetodil ja see on ikkagi ainult siis, kui meil on vajadus, mida on väga eelist teha. Igaüks seda soetama ei hakka. Et me ikkagi peaksime keskenduma äkki sellele seire. Seire on see, mis annaks meile hoopis parem indikatsioon. Selles mõttes, et me oleme avatud. Kõik tööd, mis teie poolt... Nagu ressursis puude kogu aeg on, et see on ikkagi seire annaks parem ülevaate, millega me saame võib-olla lahedamalt või asjalikumalt teha oma seda, milleks meil on võimekus. Sellega me teeme ka midagi. Ei, absoluutselt. Tähendab, me olemegi mõelnud, sellepärast saigi 2 aparaati. Sest see teeb selle, annab alginfo ja see on nüüd üks lahenditest. Selles mõttes vastavalt vajadusele ja võimalusele. Priit olite, et me ei eeldagi seda, et iga põllumees hakkab nüüd seda suurt drooni ostma. Eesti on selle jaoks üldse nagu ärilises mõttes nüüd neid põllumajanduslikke droone Eestis müüa meie jaoks ei ole nagu suur tuleviku äri. Meie näeme seda kogu suurt terviklikku pilti. Meil on olemas, oluline on see mõelda, et meil on olemas Eestis sellised droonid, võta meiega ühendust, proovime, maksad täpselt hektari eest nii palju, nagu me kokku lepime ja sul on käed puhtad, sa näed ära, kas toimib või ei toimi, mis sa saad teha, kas sa saad teha, palju sa saad teha. Nii-öelda järgmine aasta ongi nüüd selline võimalus, kus igaüks saab lihtsalt meiega ühendust võtta, me saame testida, proovida, vaadata. Me ei eelda seda, et nüüd te peate otsustama täna, et kumma drooni te ostate. Ma ei arva, et te kõik olete nii naiivsed nagu meie Markoga, et ossime drooni ära ja mõtleme, et muud ei saa, siis hakkame lapsi tiiki lennutama sellega. Midagi. Ma just mõtlesin, et huvitav palju need tambovid sinna on pannud, kas 2 korda või 3 korda, kas ka tõstab või tõstab? Täna ilm veits küll, ma muidu oleks kevadel proovime, korralikud raamid on. Et see on vägev teema, mõelge üldisemalt. Nüüd, kui pikk lennuaeg on seda? 24 tundi. Ei, seda 7 minutit. 7-8 minutit. Sõltub, kui palju on koormus. Mis teie viilõumasööb enam põllupalla 5 kilomeetri kaugusele? Tuleb transpordi. Ei, transportroonid on eraldi. Transportroon on kuni 80 kilti tunnis, nii et käib kiiresti. Ja sellele on tegelikult tühjalt on pea 20 minutit ja täiskoormusel on see 7-8. Peale mulle koormus väheneb, siis tegelikult lennuaeg tuleb sinna 10 minuti käinud. Ja sellega ta suudab katta, ütleme siin pritsides või külvates kuskil 1,5 hektarit. Selle AKD. Ta laeb siis nii kiiresti? 12 minutit, 3 akut. Ja kiirlaadi on 8 minutiks üks aku täis. Ehk tegelikult see 3 akuga hakkab see tsükkel täpselt nii käima, et sul on kogu aeg täis aku võtta. Ja kogemus oli see, et sügisel, kui lendasime, proovisime, kenekas ütleme nii, et tal on automaatne laadija, see kenekas, ja ta reguleerib keneka pöördeid vastavalt selle aku laadimisele. Ja ma panin tähele ilusti, et kenekas võttis tuurid maha ja umbes mõni sekund peale seda tuli droon laadima või endast uue aku järgi. Et põhimõtteliselt see tsükkel käib absoluutselt niimoodi, et tõstsid välja, panid peale ja... Lihtsama külvi puhul, ütleme, ristikud, valget ristikut külvata, siis piisab 2 akust vabalt. Et ei ole 3 isegi või? Põld saab enne otsa? Kas põld saab otsa või siis on see, et ega sul kaal on nii palju väiksem, sul ei ole mõtet seda täis panna. Et siis jõuab 2 akuga toimetada. Ja siis ta suudab kindlasti läbi proovida, et see 16 hektarit tunnis ka ära külvata. Tee akude kuumenemise probleemi nii jõudnud, et 3-4 ringi ja siis on akud kuumad. Nii, mul on küsimus, kiire küsimus. Mis on kõige potentsiaalikam tööülesanne droonile täna? Ilma, ainult tehniliselt, mida te kasutaks? Unustage kõik seadused, hinnad, asjad ära. Mis te tahaks, et droon teeks? Võtame järjest niimoodi. Igaüks ütleb. Seire. Töödroonidest, mis on kõige potentsiaalikam?
tegevus. On keegi, kellel hakkas tekkima, ma tahan külvata põllu peal. Enamus ongi külvamine Euroopas. Et tundub, et me läheme sama teed. Jaa. Ühesõnaga, Eesti on väike, te kindlasti leiate meid üles, kui on kellegi mingi soov või küsimus. Me kindlasti oleme valmis arutama, me võime maha istuda mitmekesi, võtke naabrimehed kampa, suudate vähemalt 5-10 inimest kokku saada, tuleme drooniga ka kohale, ei ole mingit küsimust. Teeme väikse saeg. Jah, vabalt. Võta Marko ühendust ja Marko paneb sul nime kirja. Kuulge, aga suured tasud ka. Aitäh.